Te kuulate Pajuka raadiot. Räägime torupillile muusika kirjutamisest. Võhikutele selgituseks, et torupill on see kotiküüline torudega pill, mis teeb kõva häält. Tegu on ühe vägeva Eesti rahvapilliga, mida tuntakse siin vaid juba ilmselt alates 13. või 14. sajandist. Tervitame stuudios külalist Margo Kõlarit. Saan aru, et hiljuti on Margol valminud üks müstiline torupilli teos. Kas sa, Marko, saaksid natukene saladuse loori kergitada ja rääkida, et mis teos see selline on, et mis puhul selle kirjutasid ja kuidas sinule selline ülesanne sattus? See on nii tore, et müstiline. Aga torupilli loo tellis minult Katariin Raska ja ta tegi seda tuleva suvise laulupeo rahvamuusika peotarvis. Aga kust ta selle peale tuli, et minult seda tellida? Ta oli kuulnud, et ma olen kirjutanud kunagi ühe kontserti 2 torupillile ja orkestrile. Ja kui ta korraldas möödunud aastal torupilli konverentsi Muusikateatri Akadeemia ruumides, siis ta kutsus ka mind tegema ettekannet selle torupilli kontserti kohta. Ja see oli väga tore kokkusaamine, mis inspireeris mind tellima pillimeistrit Andres Taulilt omale ka torupilli. No see oli selline impulsiivne otsus ja ma olen väga rahul, et ma selle tegin. Ja nüüd on mul siis torupill olemas. Kui see lugu sai valmis, ma võtsin ka ise torupilli kätte ja proovisin, kas see mängitav ka on, mis ma kirjutasin. Alguses oli raske, aga nüüd ma juba oskan seda lugu mängida. Ehk siis see tähendab, et sa ise oskad ka torupilli mängida ja oled seda harjutanud? Ma loodan veel väga palju areneda, aga mul on selline tõmme olnud. Ma olen nagu tahtnud harjutada ja mul on igasugu muid lugus ka. Ma ainult oma lugu ei harjuta. Ja hästi inspireerivaks oli mulle üks Galiitsia suur artist, kes mängib ka torupilli, aga ta on ka vilepillide, flöötide mängija, aga sellel videol ta mängib torupillil suures Santiago de Compostela katedraalis, mängib suure oreliga ja torupilliga, nad esitavad Salve Regina. See oli hästi inspireeriv, ma kirjutasin selle loo maha ja hakkasin seda harjutama. Ja nädal või paar hiljem Pirita kloostris mängisin seda torupilliga ja orelipartiid laulis koor. Wow. Mul on selline torupilli vaimustus praegu. Kas mängid torupillil veel mingeid lugusid peale selle ja enda loo? Jah, mängin küll. Kunagi, kui ma olin linnamuusikutes, siis linnamuusikud kasutasid mitmesuguseid vanu pille. Tähendab, pillid olid selline oluline osa linnamuusikute arranžeeringutest, sest Taivo Niitvägi oli ise pillimängija ja seal mitmed noored oskasid ka pilli mängida. Minagi mängisin siis Kannelt ja Okariini ja Höödi Köödit, mis ma seal mängisin. Hästi palju pille oli. Alati, kui me kontserdipaika jõudsime, siis oli esimene küsimus, et meil on vaja laud ja 4 tooli ja laualina. Päris suur laud, et kuhu need pillid kõik asetada. Ja üks pill nendest oli ka torupill. Põhiliselt ühes loos oli kasutusel torupill ka. Ja linnamuusikutega me laulasime rahvakoraale. Ja hiljuti ma olen selle rahvakoraali repertuaari lähemalt läbi vaadanud, kuna mind kutsuti eelkaua lauluraamatu rahvakoraali komisjoni. Me pidime tegema oma ettepanekud, et millised rahvakoraalid lähevad uude lauluraamatusse. Ja seetõttu mul on need nagu silme ees ja suure hämmastusega ma vaatan, et suur osa nendest rahvakoraalidest on väga torupillipärased. Mul isegi tekib selline mõte, et kas need polegi mingid torupilliviisid, mis on leidnud võimalikud tekstidele. Kõik need kaunistused ja kogu see ülesehitus on väga torupillipärased. Aga selle torupilli loo ma kirjutasin, no mitte torupilli mängides, vaid ma salvestasin kiiresti telefoniga torupilli samplid nootide kaupa ja vibraatoga ilma ja tegin kiiresti sellise virtuaaltorupilli, mida kasutasin tagasi kuulamiseks. Ja telefoniga salvestasidki? Jah, täiesti piisavalt hea kvaliteet, väga ilus. Ja kas seda lugu saab juba praegu kuskil kuulda või peame ootama laulupeoni? Praegu on see minu demo, muud ei ole. Kas sa oleksid huvitatud seda demo meie raadios laskma? Miks mitte, jah? Super! Siis õige pea on meie ees Margo torupilli loo demo. Aga enne veel, mis selle loo pealkiri on? Seda pealkirja hakati mult küsima ja lugu sain kirjutama hakata, aga ma ei öelnud, sest ma ei teadnud päris hästi, mis see lugu tuleb, aga kui see lugu hakkas tulema, siis mulle tundus, et see on üks väga pidulik lugu. Tundus, et ta on tseremoniaalne. Ma mõtlen, mis see võiks olla torupilliga pidulik põhjus ja mul tuli pähe, selle loo nimi võiks olla Torupillikuninganna kroonimine. Ja head kuulajad, nüüd ongi teie ees Margo Kõlari lugu Torupillikuninganna kroonimine.
Super, aitäh jagamast! Mulle tõeliselt meeldis see lugu ja see on kindlasti selline eksklusiivne võimalus meil enne laulupidu seda kuulda. Ja mul tekkis kohe üks küsimus, et sa oled varem kirjutanud kontserdi 2 torupillile ja kammerorkestrile. Kas seekord torupillile kirjutamine erines kuidagi? Kas oli juba selline varasem kogemus all ja teadsid paremini, kuidas sellele ülesandele läheneda? No mingi kogemus oli all ja võrreldes selle kirjutamisega väga palju kogemusi oli. Selle kontserti ma kirjutasin aastal 1990, kui Taavi Ants sündis, oli selle esiettekanne Torontos. Ja sinna tuli mulle siis faks, et sulle on sündinud poeg. Kui sellest nüüd lähemalt rääkida, siis selle tellis minu käest väliseesti selline kultuuriaktivist ja arst Andrus Voitk, kes oli Toronto Eesti orkestri, mille nimi oli Lyra Borealis. See oli üks Torontos tegutsev orkester, kes mängis erinevate dirigentide all, isegi Paavo Järvi on seda juhatanud. Aga tol ajal, kui minult lugu telliti, dirigeeris siis Norman Illis Reinton. Ja nendel oli plaan, et nad tahavad tellida Eesti rahvapillidele kontserte. See oli selline omamoodi Eesti asi. Ja tellitigi minu käest. Aastal 1990 see oli tohutu suur asi, mille maksti honorari korralikult ja kutsuti kohale esiettekandele. Siis ma käisin esimest korda üle lombi Torontos, kus lugu kanti ette ja üks torupillimängijatest oli Ants Taul, meie suur torupilli isa. See oli väga meeldejääv reis koos Ants Tauliga Torontos. See kogemus oli, kui ma siis seda esimest lugu kirjutasin, siis ma hakkasin päris nullist peale seda asja. Vaatasin, mis torupillil on, mis viisid on olemas ja ühe lõigu aluseks võtsin ühe rahvapiisi, mis oli kuskil kogumikust trükit. Tolleaegsel torupillil oli ainult vist 7 heli. Praegusel on ikkagi terve kromaatiline oktav olemas. Pealegi veel vist 13 heli. Pluss 2 burdoonitoru ja 1 burdoonitoru toon on veel vahetatav. Nii et nüüdsel torupillil on võimalusi rohkem. Ja siis teine asi, tõesti see minu väga lähedane ja intensiivne kokkupuude rahvakoraalidega ja ka üldse sellise rahvapilli ja ütleme keskaegsete pillide, ka renessansiaegsete pillidega avardas kindlasti minu ettekujutust spetsiifilisest mänguvõtetest ja kaunistustest ja viisikäändudest, mis on seotud endisaegse muusikuse mõtlemisega, mida mul tol ajal ei olnud. Kas seekord siis tundsid ennast täitsa kogenult ja kindlalt, kui sinult see lugu telliti? Kindlasti kindlamalt, et ega sa kunagi ei tunne ennast väga kindlalt, kui sa hakkad midagi tegema ja sa ei tea ju, mida sa teed või kuhu see viib. Aga kirjutamise protsess on muutunud küll lobedamaks. Kui sa iga päev ikka püüad midagi kirjutada, siis tekib selline harjumus. Midagi ikka tuleb ja vahel tuleb täitsa ilusti. Ja kas sa oskad ka umbes öelda, kui palju aega jääb selle esimese torupilli kontserti kirjutamise ja selle torupilli kuninganna kroonimise loo kirjutamise vahepeale? Enamus minu lugusid on selles vahemikus kirjutatud. Ega neid väga palju ju ennem ei olnud. Mõned siiski olid, aga need olid alles sellised üliõpilastööd ja võib-olla paar lookist, mis ma olin jõudnud veel pärast konservatooriumit kirjutada. See kontsert on suhtel nagu loometee alguses. Nüüd ma olen loometee lõpus. Kui sa siis nüüd hetkel oled oma loometee lõpus, kas tunned, et selle viimase looga jäid rahule? Minu meelest oli täitsa tore. Oleks võinud ka teisiti minna, aga olgu ta siis selline, et ma viimasel ajal väga ei muretse, et ma kirjutan kogu aeg uusi asju ja tuleb, et mul ei ole aega väga heietada ühegi kallal, et on nagu on, tuleb ära teha lihtsalt ruttu. Kokkuvõttes vahet ei ole, ma võin nutiskeda heietada siiapoole, sinnapoole, aga see suurusjärku muudab vähe. Või kui on mingid mõtted, mis muudavad, siis ma juba kohe alguses saan sabast kinni. Ma püüan praegusel ajal võimalikult ruttu jõuda selle ettekandele. Ma teen versioone, kui tuleb paremaid mõtteid. Täiustan pisiasju ja mõnikord ka suurema. Kes muidu seda lugu laulupeol esitama hakkab? Torupilliorkester, noored torupillimängijad. Ega ma rohkem ei oska öelda. Ja seal on 4 partiid. Ma just eile tegin veel ühe versiooni, kus ma kõik keerulisemad kohad koondasin esimesel torupillil. Varem need jagunesid, et esimesel, teisel ja 3. torupillil oli kõigil raskeid kohti. Aga ma mõtlesin, et mängutase ei pruugi olla nii kõigil ühtlane. Kõik need virtuoosid oleks siis esimene torupill ja teine, 3. on sellised, mida mina oleks suutnud suht kohe ära mängida. Ma ei kujuta ette, mis see torupillimängijate tase üldse on, aga kui mina suudan, siis suudab igaüks. Ja 4. viimane tegeleb ainult siis nende burdooni häältega. Ma nüüd omast kogemusest tean öelda, et tead, kui palju on lihtsam mängida torupilli, kui need burdoonid on kinni. Et iga toru, mis sa nüüd järgmise lahti teed, lisab, vähemalt mulle algajale tohutult raskust juurde. Esiteks seal on häälestusprobleemid, sest et sa pead kuidagi suutma sünkroniseerida selle burdooni ja sõrmilise häälestuse. See ei ole nii lihtne, et üks käitub ühtemoodi survele ja teine käitub teistmoodi. Üks läheb kõrgemaks, teine madalamaks ja seal kuskil nad peavad kokku saama, et sa pead hästi täpselt õhusurvet hoidma. See algajale ei ole üldse lihtne üles. Ja kui on 2 toru veel
veel lahti, see võtab täitsa võhma. Virtuoosid saavad seal mängida ilma burdoonideta ja siis las teised pumpavad neid. Et kui on üksnes seda burdooni vaja hoida, siis see on pigem jõukohane. No nii, küsime veel paar viimast küsimust. Esiteks, kas sul on soovitusi nendele, kes hakkavad torupillile kirjutama või tahaks proovida? Mul on julgustus, et minu meelest see on väga tore pill ja mina olen küllaltki, ütleme, suure muusikalise kogemusega ja erineva muusikalise kogemusega ja mulle pakub see ikka väga palju lõbu praegu. See on selline ootamatu käik võib-olla. Mõni võib mõelda, et see on selline tagasikukkumine professionaalsest mõtteviisist. Aga vastupidi, see on nii tore. Ma väga loodan, et see leiab rohkem väljund, ma saan seda rõõmu jagada. Näiteks, et me saaksimegi koos mängida. Minu meelest torupill võiks väga hästi kokku kõlada näiteks overdrive gitarriga. Sedasama torupilli kuninganna lugu võiks ühte partiid mängida elektrigitarriga või power chordide all. Me võiksin proovida seda ükskord. Ja siit tulebki viimane küsimus. Nimelt, kas sul on veel plaanis torupillile või mõnele rahvapillile kirjutada? Ma arvan küll, jah. Mul on isegi üks kontekst, kui ma olen plaaninud torupillile kirjutada suurem lugu, kus kasutada torupilli. Ja kannelt ma olen ikka kasutanud rahvapillidest ja ma arvan, ma kasutan veel. Eestis on suurepärased kandlemad. Seda me jääme siis huviga ootama. Aitäh Margo Kõlarile ning lõpetame selle saate Margo esitusega rahvakoraalist Minu hing, oh ole rõõmus. Järgmise korrani!